tule meiega jalgratastega Soome, me läksime nimelt lõbustusparki ja otsustasime seekord minna veidikene hilisema laevaga ja võtta endale Comfort Lounge'is mõnusa koha, kus me saime nautida hilist hommikusööki ja koos aega veeta. Seejärel tegime väikese shoppingu loomulikult ja kui me olime Helsingisse jõudnud, siis meie tee kulges juba väga-väga mõnusalt ja kiirelt. Ainult 20 minutit sõitu ja juba me jõudsimegi Linnamäkisse, mis oli lastele üllatus koolivaheaja alguse puhul. Meie suureks üllatuseks oli laupäeva kohta inimesi väga vähe ja järjekorrad täiesti olematud. Me maksimaalselt pidime ootama ainult 15 minutit ja meil oli super lõbus. Muidugi õhtuks kõik olid juba parajalt väsinud ning tagasitee laeva kulges taas kord 25 minutit mäest alla, mega mõnus. Otsustasime seekord jätta igasugused lõbustused kõrvale, mida laevas küll väga palju oli, ja võtta kajuti, kuhu me läksime puhkama. Lapsed said nii armsa üllatuse, kus neid ootasid väiksed hülgeharrid. Kui nad olid enda õhtusööki kajutis ära söönud, siis jäid nad üsna kiiresti multikasaatel magama ja see tähendas ainult üht. Meil oli aeg minna Mahistaari imelist gardenit kahekesi nautima, mis oli väga-väga oodatud üks-ühel aeg. Ja peagi me olimegi tagasi Eestis ja meie trip oli nii edukas ja lapsed olid super tublid.